actualización, por la manera que esa cosa se rebota, se me está curando este corazón. Ella es una actualización, como la del iPhone. Tere hommikust maailm. Uus päev, uued seiklused. Ei, sa ütled iga päev sama lauset. Aga täna on väga soe ilm. Hetkel me kõnnime linna, et otsida süüa, sest meil kodus ei ole enam süüa. Ja siis vaatame, mis täna toimuma hakkab, sest täna on pühapäev ja Hispaanias on pühapäeviti puhkepäev. Kõik on kinni, isegi toidupoed. Tegelikult see on jumala hea selles mõttes, et mõtle Eestis vaata, kui sa töötad kuskil laupäeviti. Et siis on hea, kui sul on järgmine päev vaba. Ja, kipane. Oh, amigo! ¿Cómo estás? Bueno. Sul on nii palju sõpra. Kurat, ma eile filmisin musavideot ja lõpuks oli nagu šaakalid mu ümber, tahtsid kõik raha saada. Kuule, sa filmid põrandat, filmi mind ka. Tahtsid kõik mult raha saada ja siis ma jagasin. Ja siis ma andsin mingil täitsa suvalisele tüübiliselt pundist, nad on kõik nii ühte nägu ka, andsin 20. Ja siis see vend, kes minikõlarit laenas, oli, et mis mõttes, et ma laenasin sulle kõlarit, miks sa mulle raha ei andnud. Ja siis ma andsin sellele vennale 15 euri, siis tuli järgmine tüüp, sellele viskasin 10 ja siis tuli veel järgmine tüüp, siis ma ütlesin, et no money, et I go hotel and I cry. Eks ma vaikselt alustan siin oma räpikarjääriga, et plaanis ongi lõpuks siis elama tulla ja räppida Hispaanias. Eesti turg jääb minu jaoks väikseks. Me jõudsime nüüd sööma. Hommikusöögile. Jee, issand jumal, kui labe ette. Võtsin smuuti. See on nagu punanine. Ma olen habetanud ka vähe. No tea, still water. Okei, ei nõus teeb. Tõid mulle tee, normaalselt teele. Oleme nüüd Alicante promenaadil, rannad, siin on mega palju inimesi. Ühesõnaga täna on mingi 28 kraadi ja rannas on õhkralt inimesi ja täna on pühapäev ka ja mega palav on. Silver ostis endale Hispaania mütsi, ma kohe näitan. Sellise mütsi. Hispaania mütsi ostis Silver endale. Selle ma ostsin 5 euro eest. Mul on I Love Phuket müts, nüüd mul on Espana müts. Mida huvitavat me siis Alicantes näinud oleme, mis eile juhtus? Istusime kuskil baaris õhtul ja siis, ma ei tea, jõime seal mingit asja ja siis keegi järsku kukkus pikali mingi tüdruk. Ja siis tuli välja, et seal mingi vend jooksis mingi mega kiiresti ta pikali ja tahtis tal kotti varastada. Irooniline. Kotti ei saanud ikkagi. Irooniline muidugi see, et need, kes neid kotte varastavad, need on muuad sõbrad. Ja, see sõbrad ongi pännid. Marokokad, kohalikud tüübid müüvad narksi ja varastavad kotte. Aga noh, muusikavideo sai neist asja vähemalt. Ja me vedasime Patrice'iga Kihla, mina ütlesin Patrice'i lähe täna ujuma. Patrice'i jaoks on vesi külm. Ei, lähen. Ma arvan, vesi on tegelikult mingi 17 umbes. No, võtta kõik. Minu jaoks paras. Aga ma tean, sa pead oma varba sisse, siis sa mõtled ümber. Ei. Nii, et tundub, et täna mina võidan. Me vedasime 100 euro peale kõik. Jep, ja ma olen soti võrra rikkam kohe. Ei, mina. Oh, vaata, mis koht siin on. Mingi rannabaar. Outfit check. No recuerdo mira, estamos en la playa en el Portillo. Nice. Lähen vaatame seda rannabaari. Kell on 1 ja juba siuke elu käib. DJ mängib. Rahvas naudib külma kokteile. Tänane plaan on siis Alicantes minna trammi peale ja veits ühistransporti kasutada, et infrast paremini aru saada. Aga esialgu oli plaan Benidormi trippida. Ma täpselt ei teagi, nii et lähme seikleme. Nii, sõitsime siis trammiga ja tegelikult ainult ühe peatuse.
sellepärast et pidi püsti seisma ja rahvast oli suht palju. Trammid on seest ise suht viisakad, aga igal pool olid mingid sildid, et filmida ei tohi, et see on keelatud ja ma ei tea, ma väga ei julgenud seda kaamerat välja võtta. Aga nüüd on siis selline rand, et minu arust väga mõnus. Niuke teema, et küsin mitu korda Patrice'ilt, mis me siis teeme? Ei ütle, mis me teeme, lõpuks pakun välja, et no, et ma ei tea, et lähme tripime siis trammiga või ma ei tea, lähme lossi vaatama. Ei, no ei üks, ei teine. Ja siis lõpuks oleme trammi peal, et teada randa minna. Mõtlesin, no miks alguses ütlen, et lähme randa. Hakkas õnnima, et tahab randa minna, nüüd oleme rannas. Nüüd on, et kurat, et siin on kõik mingid naised võtavad paljalt päikest, on tissid paljalt. Ja siis ma ju ise ka tahaks korra ikkagi piiluda, vaadata, ja siis sa kohe sõimata, et noh, jälle jama. Tood randa on jama, mis trammi peal on jama. Vamos. Ma ei tea, kas te teate, aga vahepeal on naistel vaata sellised tujud, mitte midagi taha ja mitte milleski nagu ei ole nõus. Me nüüd kõndisime mööda ranniku äärt ja jõudsime ühte ilusasse randa. Siin on üks väga ilus söögikoht. Selline. Selle nimi on, issand, ma ei tea, mis selle nimi on. Villa Bandida. Ja see restoran on täiesti puupüsti täis, nii et tundub, et tegemist on väga hea restoraniga. Päris palju. Me nüüd küll siit kuskilt ei leia, aga ma usun, et siin on hea toit, kui siin on palju inimesi. Ja siin on kohe süuke merevaade ka ja täiega palav on. Mis on veel tegelikult huvitav asi, mida meil üks kohalik sõber rääkis, kes on ka eestlane ja elab juba pikemat aega, 15 aastat elab juba siin Alicantes. Ütles, et tegelikult kui sa ostad siia endale kinnisvara, siis ei ole nagu vahet, et see rand sul nii lähedal oleks, sellepärast, et sa ei lähe jala nagu randa. Et sul on vaja mingid rannatoole, külmakastid, mingid õlled, söögid, et hispaanlased ka nad ei käi väga jala nagu rannas. Ja nad taas võtavadki auto, viskavad selle hunnik mingeid asju täis, nagu seal tagapool võid filmida. On nagu siuke telk püsti pandud ja neid telke on nagu igal pool. Ja noh, näed järgmine telk kohe. Ja ranna peal on ka, et kui sa vaatad, siis neil on nagu terve kodu kaasas, no näed järgmised seal tagapool on. Ja neil on toolid, varjud, pallid, näed külmakott kohe. Söögid, joogid. Söögid, joogid. Mänguasjad. Et selles mõttes, kes tahab ka kinnisvara siia kanti vaadata, siis ma arvan, et see merelähedus võib-olla ei ole kõige olulisem. Me nüüd kõndisime mööda ranniku äärt ja jõudsime siuksesse väiksesse salaranda. Siit natukene paistab ka, mingid inimesed võtavad siin päikest ja isegi vist ujuvad ka. Siin nende, mis on Kalju või? Kalju. Kalju, Nõmme Kalju. Kalju Nõmme Kalju. Kalju peal. Okay. Ja nii me siin täna siis matkame. Minu lemmikpäevad on alati matkapäevad. Mina tahaks juba natukene puhata. Ja Patrice on juba natuke väsinud, aga õnneks meil on väga head arutelud. Praegu meil suhteteemad käsil, vaidluse teemad. Ja ma arvan, neid episoode tuleb selle reisu jooksul veel enam. Tegelikult mina ootan juba seda päeva kõige rohkem, kus me saame minna toidupoodi ja näidata. Ja mina ütlen ausalt, ma ise väga vlooge ei vaata, nii et ma ei saa väga aru, miks te peaks ka seda vloogi vaatama. Ei, nagu kõige õigem on see, et Silver ise ei vaata vlooge ja siis targutab, kuidas peaks tegema. Aga mina vaatan vlooge. Mind ta ei kuula. Minu arust tundub jumala igav, et miks siin peaks... See on huvitav, see mida inimene ostab, on huvitav. Ole. Ole. Väga kena koht on jah. Mul tundub, et siin saab isegi cliff jumpida. Vaata, kui pruun sa oled. Vau, ilus sa oled. Sa pidid mind kiitma ühes klipis ja sa ei kiitnud. Kaamera oli sinu käes. Ma ei saanud kiita. Leidsime siis sellise ilusa snorgeldamiskoha. Siin on isegi see, vaata mis need on need käepidemed, kus saab minna vette ujuma. Hästi läbipaistev vesi on ka. Ja nüüd ongi lugu niimoodi, et siin on nudiste päris palju. Mis sina nüüd, Patrice, nägid? Paljast meest! No, mingi austus võiks minu vastu ikka olla, on ju. See on ebaviisakas. Paljas mees oli see. Ei. Kust lahe? Ei. Lõpeta ära. Lähme lähemale. Kuidas mina peaksin ennast tundma? Teeme lähemale. Ei, ma olen nüüd solvunud. Paljas mees. Ja siis kui paljaste tissidega naine oli, see oli küll, et issand, austust minu vastu. Ära vaata, Silver. Te tahtsite ka teki panna täpselt kõrvale. No muidugi silma on ilus vaadata.
tegelikult see on nagu väga ebaaus ka, selleks, et need naised olid ainult paljaste tissidega. Aga sellel mehel oli noks ka paljast. No jaa, see ongi ebaaus. Nüüd me läheme sihukesesse randa, kus on mulle ka midagi vaadata. Aga mida sa üldse vaatad? Aga mida sa vaatad? Miks sul on midagi vaja vaadata? Silmal ilus lihtsalt. Ma olen siin. Vaata taha. Alla. No eks naabri hoovis on ikka muru ja rohelisem. Mine perse, ma lükkan siis pääst alla praegu. Kuigi minu arust need adrused rannad on suht rõvedad ja Eestis see adru haiseb ka, aga ma ei tea, siin see adru ei haisend. Nice place. Can I film this? On kohalik. Siuke auto. Vend elab siin. Enne ütles, et ta on siin juba 2 nädalat elanud. Et näed, kinnisvara jaoks raha ei ole, saad tegelikult bussiga osta, poodi sisse ja minek. Kõht on ilgelt tühine. Vesi on ka, näed, tahaks hullult juua praegu ja süüa. Äkki kutsuvad, jah. Lähme küsime. Silver nüüd paneb minu näo siia posti peale. Sest et miks mitte? Mul on kollikleepsud kaasas ja ma kleebin Hispaaniasse igale poole. Sellepärast, et minust saab varsti siin kandis väga kuulus räppar. Kleebin oma unistuse postile. Me oleme nüüd siin kõndinud omajagu aega ja otsime söögikohta või mingit poodi, kus me saaks juua, sest meil pole vett ega süüa ja kõht on väga tühi ja Eugenio on jõues on mingi 30 kraadi. Ja tulime just ranniku äärest ära ja ma Mapsist vaatan, et siin tegelikult vasakut kätt võiks üks pood olema. Me oleme vist suht mingis külas või mingis nagu väiksemas kohas, siin pole väga kedagi. Ja siesta tuleb kohe peale 10 minuti pärast, pole kuskilt midagi võtta. Jääb 4 söögikohta sinna vasakule poole, jääb üks kauplus, ma ei tea. Mul oli just jumala lahe vestlane kõrval lauaga. Patrice soeb kaamerat käes, pole filmima pannud, jumala normaalne. Ja kui mina olen operaator ja midagi teen korra valesti, siis ja me ikka nagu ootame. Ei ole õlut saanud, nüüd ta vahepeal koristas, suhtles teiste inimestega, tegi nalja seal. Ja siis tuli uuesti, küsis tellimust. Ikka ootame. Kõige pullim on see, et küsisime, et midagi süüa ka on. Siis paneme üldse klaasi alla mingid salatid ja asjad, et ei ole süüa. Miks sa nagu ei paku neid? Et ma ei saagi tast nagu aru. Räigi joogijanu on. Et neil on jah, alati aega. Nad ei kiirusta, võtavad asju rahulikult. Mulle nüüd tundub, et lõpuks hakkavad meie joogid tulema. Jee. Jalamassaaži viitsid teha või? Jalamassaaži viitsin küll teha praegu. Kuule, saime mingid... Oi, graatias. Vapšeena. Igaüks saab ühe pähki näpud, igaüks peab pikk tee veel kõndida. Nii. Sina said pähki, sina rohkem ei haa. Sulle üks pähkel. Võtta üks veel. Ooo! This big one. Graatias. Terviseks, sõbrad. Andke kommentaariumis teada, mida te reisil olles kõige rohkem tarbite. Kas veini, õlut või vett või koolat. Sõber. Näita, mis pildid ma tegin sust. Siin pole ühtegi pilti, kus sõrme läks. Ma on head pildid ju. Nagu näha, siis siin on väike pitstop. Üritan kätte saada midagi. Ja nuu paned ikka. Hüppa välja. No ei saa või? Vanasti sõidi nii, et tõmmati joks enda poole. Mis teed, Patrice? Valisime restorani ja lõpuks tuli ikka väkki. Mina ei ole patustanud veel see reis, sina küll oled. Kuidas kommenteerid? Kogematuna. No nii. Mis sa siis võtad? Rappi seekord, see on tervislik ju. No nii, oled tervislik, jah? Jaa. Nii, mis siin on? Võta vett. Vett või? Ma ei tea, tahad või? Ei. Ära võta siis. Söödõimid täna äkki sööma. Maksis ise. Palju siis? Palju maksid mu õhtusöögidest? 23, 27. Milline siis on peene verevaatega restorani laud?
ei, me läheme tegelikult sinna sööma. Jah, õigus, ma ootan praegu istun. Mis siis huvitavat oli siin? Mäkis olid mingi sour and cream, mingid fries või? Mingid imelikud friikad, vaatame, kuidas need mekivad. Põhimõtteliselt müüakse mingeid sour cream friese, et sa võtad need ühed friikad, paned siia kotikasse sisse, niimoodi, shakerisse ja siis siuke mingi pulbrike oli kaasas, siis selle siia sisse, ilusti, nii. Ja siis nüüd tuleb teha shake'ida. Kuhu kappad, väike eesel? Koju? Oled ühe enda kuldkingakese ära kaotanud. Mul jalg valutab. Sa oled üle kõndinud, teada? Üle kõndinud, jah. Kuidas sa üle kõndisid? No, Silver sunnib mind iga päev kõndima mingi 50 000 sammu. Õige. Proovi siis sellisega olla. No, aga ise oled ilmatüdruk, ma pean sind ikka vormis hoidma nii palju. Suvi on tulek. Jalad on vildis ja... Bikini vorm. Joo, meie jalutuskäik hakkab nüüd vaikselt lõpu leidma. Jalutasime siis Alicante rannast San Juani. Ma ei teagi, palju kilomeetrit tuli, aga vaatasime 20 000 sammu juba. Ja nüüd me lähme trammi peale ja lähme tagasi Alicantesse. Siis tegelikult, siinkohal tahaks võib-olla seda öelda, et kui te kuskil reisimas käite, siis trippige ühistranspordiga hoopis teine elamus ja saad palju paremini infrast aru, et mis toimub ja mis rajooniga on tegu, et kui auto kogu aeg tripid või ma ei tea, siis on huvitav. Ei ole huvitav. Nüüd ootame trammi. Minul siin selle trammiga sõita ei meeldi, ma ütlen kohe ära. Terve aeg seisad püsti ja esialgu seal oli mega ülerahvastatud kõik. Esialgu tahtsime Benidormi sõita. See on mingi pea 2 tundi või? 1,5. Või 1,5. No ei taha. Ja me ei ostnud piletit ka, mängisime lolli terve aeg selle piletiautomaadi juures. Aga vist see pilet muidu oli vist €50 oli või? Ja tegelikult ei olnud kallis pilet. Ei saa või? Päriselt või? Tuleb välja, et me vist ei saime piletita siit kohast välja. Ma ei tea, huvitav igatahes, vaatame. Sõidad veel jänest või? Ei saa kuskilt välja. Alla tagasi jah, me peame vist ostma sealt pileti. Pilet maksis siis 1,50 ja muidu välja ei saagi, läksime trepist alla, ostsime pileti. Aga kuna on rasked ajad, ma ostsin ainult ühe pileti ja me kahekesi siit läbi saame. Nii, me õppisime algoritmi juba tundma, 3 sekundit on umbes aeg. Ja nii, kus nüüd läheb, oled valmis jah? Kuna pühapäeviti on siin kõik poed kinni, ka toidupoed, siis see on avatud ainult siuksed väiksed nagu, ma ei tea, see on nagu Ergiosk põhimõtteliselt, aga natuke suurem vist. Aga siin on kõike. Siin on juua, näksi. Siin on need krõpsud ka, mida ma tahaks tegelikult. Salt and vinegar. Vaata, siin on Need on jumala peened. See vist ei olnud see hea apelsinimahla. See on normaalne, aga mitte väga hea, jah. On paremaid. Ma olen reisi jooksul avastanud uue ande. Mu anne on siis selline, et kui ma laulan mingit laulu, see jääb kõigile kummitama. Ja seekord kummitab siis see, et tahan lennata. Aga mitte eriti kõrge. Siis enne oli Terminaatori juulikuu lumi. Eile oli ka mingi asi. Kas iga päev on midagi. Auto aken on püsinud konstantselt üleval. Vähe suuremaid asju on siia vahel lükatud. Aga nüüd ta on isegi päris pikalt olnud nagu üleval. Ennem ta tuli kogu aeg alla, nüüd ta ei tule. Praegu me oleme kuskil autorendifirmas. Siis peale seda me sõidame Gran Alaganti. Lähme vaatame mingit objekti. Siin on sellised majad, sa võid näidata sinna poole. Need maksavad $500,000. Ja
ja need ka vist seal. Ja seal tagapool paistab Kalpää ja Benidorm ja Alicante. Ja seal on Tabarkasaar, kus me käisime üleeile. Nunnu. Tere sõbrad! Nüüd me jõudsime El Campello randa. On ju Silver? Jaa, tegelikult siin on promenaad ka ja siin peaks olema mingi cliff jumping spot ka, aga ma ei ole seda veel üles leidnud. Ja me vaatasime ennem TikTokist, et mis siin nagu vaadata on ja siis seal oli päris palju mingeid videosid, kus inimesed hüppasid nagu kaljuservalt. Aga kuule, seal on mingi kaljuserv. Ei tea, kas see on see. Ei ole va? Süüa tahaks ka. Jah, kõhta. Ja ma pean nokakat niimoodi kandma nagu oss. Ja, sest et see on nina põlen. Mul on see käsi täiega ära põlend. Aga ma ei taha seda asja endale selga panna, sest muidu hakkab liiga palav. Aga kuule, sa ei saagi siia randa tulla. Miks? Vaata, see on märk. Mis märk? Koeri lubata. No nii, Roosi nupuke, kus me asume? Me oleme nüüd saabunud Villa Jojosasse. Villa Jojosa. Villa Jojosa on siis populaarne selle poolest, et siin on sellised värvilised majad ja ilusad kitsad tänavad. Et kes siia kanti satub, siis tasub tulla, saab lahedat pilte. See on Pinterestis hästi populaarne, kes teadselt tahab. Siin pool on liivarand, aga seal teisel pool oli selline veits kivisem. Villa Jojosa. Siin veel värvilisi maju. Siin läheb päris värviliseks see värk. Ja tegelikult üks huvitav fakt on veel Villa Jojosa kohta. Et kui seda tõlkida, siis see tähendab rõõmus küla. Ja nimelt on siin juba antiikajast saadik olnud ka šokolaaditehas. Ja see peaks vist siiamaani siin olema kuskil. Ja aga sinna me ei saa kahjuks minna selleks, et Patrice on ikkagi ilmatüdruk ja rannahooaeg on Eestis varsti algamas. Nii et me peame leppima ainult nende värviliste majadega. Saladuskatte all võin öelda, et mind isiklikult need värvilised majad väga... See on tõesti nagu rõõmus. Rõõmus on küll, aga ega mind otseselt väga ei huvita. Ma jälle tahaks mingit kohta, et tahaks õlle tõmmata, suu niimoodi kuivab. Aga vaatame, siin on mingid restoranid ja baarid ka mitmete kilomeetrite jagu, mul tundub isegi. Patrice, sa tahad kõige huvitavamat asja näha või? Noh. Kuule seda heli. On ilus? Yummy. Isse ma oleks nagu paljas, kui ma niimoodi vaatan. Sa oled nii paljas? Tegelikult ei ole paljas. Üks huvitav asi on veel siin Hispaania kultuuris. Kui te mõtlete, eestlased joovad palju, siis saad aru, mingid hispaanlased sõidavad autoga nii, et õlu on kõrval. Aga see on ka sellepärast suurest, et neil on lubatud vist 0,5 promilli või? Midagi siukest, jah. Mis on tegelikult nagu arvestatav. Leidsime päris huvitava tänava, siuke värviline. Ja siin on mingi mees, kes ise maalib. Hola! ¿Cómo estás? Nice. Instagram. Instagram, Gracias. Nii, vaatame, mis see Instagram on. Need mehed juba turundusest jagavad. Kuule, Patrice, ma mõtlesin, et kui me siia korteri ostame, vaata kuidas sa saad oma trussikud siit kohe üle akna ääre panna kuivama. Ülikõva ju. Sinu suured ka. Need on nagu need langevarjud. Näed siin, mingi tädi istub tänaval. Teine istub seal. Külaelu, jah. Üks asi, mis on veel siin Hispaanias huvitav, on see, et neil autod on kõik suht pannid. Ja siin ei ole väga mõistlik nagu uhket autot osta, sellepärast nende parkimiskultuur on selline, et kui nad peavad külgboksi tegema, siis nad lasevad enne vastu autot, siis natuke nõksutavad nagu edasi, et ennast paika saada. Ja kõikidel autodel on küljed kraabitud, küljed mölki, stanged katki. Et jah, siuke kultuur neil on.
saatsin Silveri kuskile ära ja tulin ise Sephorasse. Tuli parki, taga pargitud sai ja õnneks ära tegid aplausi ka. Vamos Turule. See on siis uus kodu meil täna Torreviejas. 20, ilus ja noor.